Tere hommikust ja tere tulemast meie webinarile teemal ediautomaagia lõppdokumentide sisestamisele. Igaks juhuks kordan üle info, mis on juba ekraani peal, et mikrofonid ja videod on teil välja lülitatud. Küll aga saate esitada oma küsimusi ja küsimused saate esitada ekraanil vajutades Q&A nuppu ja kirjutades oma küsimuse sinna chati. Webinari lõpus käsitleme kõik küsimused ära, nii palju kui neid on. Kui aega jääb puudu, siis me kindlasti vastame need küsimused ära ja saadame teile hiljem tagantjärgi kirjalikult. Ja asume asja kallale ehk et ediautomaagia lõppdokumenti sisestamisel ehk kuidas teha vähem rumalat tööd. Kava on meil siis selline, et esiteks räägime selleks, miks peaks ettevõte kasutama masinloetavat kaubatellimusi ja masinloetavaid kaubaarveid. Räägime Directo näitel üle, kuidas see Directos käima saab. Siis meil on väikene kliendi lugu DiNordic poolt ja lõpuks me siis räägime üle ka teie küsimused. Ma näen, et mõni viibutab oma kätt. See info praegu on ühepoolne ehk et kui teil on mingi mure, palun kirjutage sinna Q&A chati. Meil on inimesed, kes seda jälgivad ja nad saavad teile ka kohe vastata, kui teil on niisugune pakiline küsimus. Teie ees täna mina Sven Uustalu Telemast ja hiljem liitub Andra Orastu DiNordicust. Enda kohta siis nii palju, et olen Telemas juba töötanud 2011. aastast alates tootejuhina, hariduselt tarneahela juht ja käin aktiivselt tugemas erinevaid loenguid e-arvete varude juhtimise teemadel. Miks ma teie ees siin seisan, on see, et miks ma arvan, et ma võin siin seista, on see, et olen ise ka, kuidas ma ütlen, siis sellise kogemusega, ehk et 2016 kuni 2020 tegin oma väikest restorani Tartus. Alustasin nii nagu kõik ettevõtjad ikka manuaalselt, sest aeg oli see, mida mul oli investeerida. Aga ajapikku suutsin siis saavutada 100% paberivabaduse ehk et mitte ükski arve ei saanud mitte kellegi poolt käsitsi sisestatud. Kõik tuli automaatselt otse programmi ja sisestamist ei toimunud. Ma hoidsin oluliselt palju aega kokku. Telemast paari sõnaga. Telema on EDI ehk e-andmevahetuse ja e-arvete operaator Baltikumis. Ja mida see tähendab, on see, et me muudame ostu- ja müügiprotsessid tõhusamaks just nimelt masinloetavate tellimuste ja arvetega. Ja neid dokumente tegelikult on seal palju rohkem kui vaid tellimuste ja arvet. Sisuliselt me ühendame omavahel 1500 tarnijat 5500 poega üle Baltikumi. Mida me teeme, on see, et majandustarkvarad, laotarkvarad, need ei suuda omavahel otse suhelda, nende keel on erinev ja Telema kui edioperaatori roll ongi siis ühest tarkvarast see sõnum, see tellimus, see arve tõlkida teisele tarkvarale arusaadavasse keelde. See on see põhiline roll. Nüüd, milline see masinloetav dokument välja näeb, see on ekraanil. Kui nüüd natukene Need on erinevaid formaate, see on XML formaat, see on võrdlemisi, kui nüüd natukene süveneda, siis tegelikult põhimõtteliselt saab ka inimene aru, mis siin kirjas on, et kes kellega äri teeb, mida tellib, mis dokumendiga on tegu ja nii edasi. Aga olulisem siin on see, et sellest dokumendist, sellisest formaadist saab perfektselt aru arvuti ja suudab kogu selle info, mis siis tellimusega kaasas on, laotarkvaras õigesse kohta sisestada, ilma et inimene peaks seda tegema. Nüüd natukene täpsustan seda, kus kohas meie fookus on. Esiteks me oleme Baltikumis, Eestis, Lätis, Leedus. Teiseks me oleme kiiresti ringleva tarbekauba sektoris ehk jaekaubandus ja nende tarnijad.
ja kaasnevad sektorid nagu Horeca, hotellid, restoranid, cateringi ettevõtted, ehituspoed, mugavuspoed, tanklad, kus müüakse toidukaupa, esmatarbekaupu. Ehk et see on see valdkond, kus siis meie kuulajad, kui tahate nagu aru saada, kas see kõik teile kasulik on, siis jaekaubandus, kiiresti ringlevad tooted on see koht, millest ettevõtted kõige rohkem kasu saavad editeemadel. Nüüd, miks me teeme seda, mida me teeme? Me teeme seda sellepärast, et me tõeliselt usume, et ettevõtted ja nende vaheline andmevahetus saab olla oluliselt tõhusam ja kiirem. Ja me usume ühtlasi, et inimesed, kes täna on sunnitud või peavad andmeid siis e-maili seest või PDF-ist ümber toksima laotarkvarra, et nad tegelikult on võimelised tegema palju tähenduslikumat tööd. Ja me usume, et me suudame seda rutiinset andmete sisestamise tööd vähendada. Meie nimetame seda rumalaks tööks, ehk et see on midagi, mida tegelikult arvuti suudab palju paremini teha kui inimene. Miks masinoota dokument? Enne kui me hakkame sellest rääkima, siis saaks tuttavaks natukene ka meie kuulajatega. Meil on 3 küsimust, millele palume vastata. Esimene küsimus on, et kui palju kaubatõllimusi keskmiselt ühes kuus vastu võtate? Teine küsimus, kuidas te tellimusi vastu võtate? Ja 3., kui pikad on teie tellimused keskmiselt? Võite tunde järgi panna, et ei pea ilmtingimata minema otsima, et kui palju neid tellimusi nüüd oli, vaid et orienteeruvalt palju teil on. Meil on seminaril 83 osalejat ja tulevad vastused ka, kui palju kaubatellimusi on suhteliselt võrdselt praegu jaguneb 100, 300 ja üle 300 vahel. Mõni üksik on 1000 ja rohkem tellimust. Panin siia ka sisse ühe vastusvariandi, et me ise saadame tellimusi, ehk et me oleme jaemüüja. Selliseid kuulajaid meil täna siin tundub, et ei ole. Nii, et tundub, et 44% on kuni 100 tellimust, 23% kuni 300 tellimust ja 27% kuni 1000 tellimust. Kuidas vastu võetakse? Võetakse vastu telefoni teel 35% juhul, 81% juhul on siis struktureerimata meili teel, toksime käsitsi ümber variant. Te olete õiges kohas ja 27% vastavad, et meili teel kindlas vormis imporditakse näiteks Excelist. Editeel on ka 1/3, võtab siis editeel vastu. Väga hea, rõõm kuulda. Ja kui pikad on tellimused, paar rida on 20% juhtudel, kuni 10 rida 42% juhtudel, kuni 20 rida 23% juhtudel, üle 20 rea on siis 15% vastavatest. Väga head tulemused, mul on hea meel, et neid, kes täna veel ikkagi tellimusi ümber toksivad käsitsi, on õiges kohas kuulamas õiget asja. Lähme edasi. Vaatame üle siis, milline see kauba tellimise tarneprotsess on. Tavapärane ilma edita, ilma elektroonilise andmevahetuseta. Tavaliselt ostja sisestab oma tellimuse, näiteks e-maili sisse või PDF-i või Wordi või Excelisse ja saadab selle e-maili teel tarnijale. Loomulikult nii nagu oli, 3/3 juhtudest tehakse seda ka telefoni teel, aga selleks, et seda telefoni teel teha, on tarvis see tellimus ikkagi kuhugi, kas paberilehe peale, tahvlile, kuskile juba valmis teha, et sul oleks hea kiire seda telefoni teel edastada. Nüüd, mis tarnija poole peal juhtub, on see, et tarnija ja nagu 80% meie kuulajatest seda teeb, et sisestatakse uuesti see tellimus oma laotarkvarra selle e-maili seest või ka telefonist, võtab ja sisestab selle laotarkvarra.
laotarkvaras, sisestab selle ära, saadetakse täitmisele ja sellest samast tellimusest genereeritakse arve. Arve saadetakse, tavaliselt jälle, kui jädi ei ole, saadetakse e-mailiga ostjale ja mida ostja teeb, sisestab selle arve uuesti oma laotarkvara ehk et toimub selline kahekordne topelt sisestamine nii tarnija poole peal kui ostja poole peal. Ja nüüd, mis oli 20% juhtudest oli üle 20 realised tellimused ja ka Telema süsteemis on keskmise tellimuse pikkus kuskil 15–20 rida. Nüüd me oleme seda mõõtnud nii ja naapidi ja saanud tulemuseks, et sellise tellimuse orienteeruv siis käsitlemise aeg või sisestamise aeg on 20 minutit ühe dokumendi, ühe tellimuse kohta. See võib tunduda väga palju, aga nüüd me veel sellest räägime. Ja mis selle probleemid on? Probleemid on see, et esiteks on see väga ajakulukas, inimene peab seda tööd tegema, see on ebatõhus seetõttu ja tihtipeale inimene ei tunne väga hästi seda tehes, see on tüütu, seda lükatakse edasi ja nii edasi. Loomulikult inimene on ekslik, selle andmete sisestamise käigus tekivad inimlikud vead, sisestas 45 asemel 54, tüki asemel kast või kasti asemel alus ja nii edasi. Tekivad suured, võivad isegi väga suured ja fataalsed vead tekkida. Telema ajaloos me teame ühte juhtumit, kus üks Lõuna-Eesti väike pood ka tellis omale kaupa ja jällegi see ühik sai valesti sisestatud kuskil protsessis ja järgmisel päeval oli 2 rekkatäit siis kaupa kohal. Loomulikult ei osanud seda kaupa kuhugi panna. Infovahetus on aeglane ja see sõltub 100% sellest, kui selle inimese jõudlusest, kes need andmed sisestab, kui kiiresti suudab neid sisestada ja neid tellimusi töödelda. Probleemiks on ka see, et tihtipeale meilid kaovad ära. Partner helistab, saatsin selle tellimuse, sina ei tea sellest midagi. Meil on kukkunud kas junki või spämmi või lihtsalt ei ole kohale jõudnud. Ja lõpuks e-post ei ole turvaline kanal selliste äriandmete edastamiseks. Ja tõenäoliselt on kõik kuulnud sellist asja nagu arve kaaperdamine ehk et kui nüüd arve saadetakse, see on tulnud enamasti olnud siis selline Aasiaga koostöös, kus ettevõtted tellivad sealt kaupa, neile saadetakse arve, pahalased peavad selle arve kinni, manipuleerivad seda, panevad siin teise pangakonto numbri, saadavad selle adressaadile, tehing tehakse ära ja mida ei ole, on raha ja mida ei ole, on ka kaup, sest see kaubatarnija ütleb, et tema ei ole raha saanud ja tema kaupa teele ei pane ja Eesti ettevõte või Baltikumi või Euroopa ettevõte on see koheselt hädas, kaotanud suuri summasid. Ehk et e-posti on väga lihtne pealt kuulata, kui natukene teada. Lahenduseks ongi siis elektrooniline andmevahetus ja mis see elektrooniline andmevahetus on see, et see ostja masinloetav tellimus jõuab otse siis direktorisse või laotarkvarra ilma, et inimene peaks seda topelt sisestama, et tal tekiks võimaluski neid vigu teha ja nii edasi. Ehk et sisuliselt me eemaldame selle käsitöösest protsessist. Ja kuidas siis elektroonilise andmevahetuse korral töötab, on see, et tarnija, kui ta on liitunud ediga, samal ajal ostja peab olema ka selle ediga liitunud, ostja sisestab oma tellimuse nüüd mitte enam otse e-maili sisse või edasta seda telefoni teel. Loomulikult selline võimalus on ka olemas, aga mõistlik on see sisestada otse oma laotarkvarra, kus on jälg ka sellest maas, eks ju, info on ühes kohas, saadab selle otse laotarkvarast edioperaatorile, kes tõlgib selle tellimuse tarnija formaati, antud juhul siis näiteks direktole sobiliku formaati ja edioperaator edastab selle tellimuse otse direktor tarkvarasse või otse lao tarkvarasse.
Ja see tuleb sealt dokumendiregistrist lihtsalt lahti võtta, vaadata üle, mis seal sees on, kinnitada ja sellest arve koostada. Tarnija koostab sellest arve, saadab selle ediooperaatorile, edioperaator tõlgib jällegi selle arve ostjale siis kas raamatupidamise või laotarkvarale sobiliku keelde ja edastab selle otse laotarkvarra, otse raamatupidamise tarkvarra. Ehk et niimoodi see käib ja niimoodi on see siis inimese käsitsi töö minimeeritud. Ja kui me vaatame nüüd täpsemalt, et mis need, ma lubasin minna täpsemaks ka, eks ju, et mismoodi see tellimuse käsitsemine käib, ehk et kõigepealt tuleb see, kui edi ei ole, eks ju, saadakse emaili teel seda infot, pead selle emaili avama, vaatame, mis seal sees on, kes mida kirjutas, tal on võib-olla kaasas mingisugune faili manus, võtad selle lahti, tihtipeale see manus trükitakse välja, sest paberi peal on järge hoida oluliselt nagu inimesele oluliselt lihtsam. Siis sa võtad lahti oma lao tarkvara, otsid selle kliendi üles, alustad talle dokumenti, sisestad kliendi koodi, kliendi andmed, tellimuse numbri, tellimuse kuupäeva, soovitud tarne kuupäeva ja nii edasi, kuni siis lõpuks kõik need tooted, mis selle tellimuse peal on, samamoodi sellest. Kui nüüd on tellitud näiteks emaili teel emaili selles teksti sisus ja kirjutatud lahti ainult toote nimetused ja tootekood ei ole, siis selle võrra rohkem kulub aega sellele inimesele, kes seda tellimust sisestab oma laotarkvarra nende toodete leidmisel, ehk et ta peab igat toodet eraldi otsima, juhul kui ta nüüd ei tea nende toodete koode peast. Vilunud pikalt töötanud inimesed teavad juba peast, mis nende tootekoodid on, see teeb asja kiiremaks, aga juhul kui nüüd seda inimest järsku enam ei ole, tuleb uus inimene, siis tema peab päris palju vaeva nägema selleks, et see tellimus rida haaval ära sisestada. Pluss siis kõik need kogused, hinnad, allahindlused, ühikud samamoodi. Nüüd lõpuks sa siis kontrollid selle üle, kõik sai õigesti sisestatud, võib-olla leiad mõne vea, saad ennatlikult ära parandada ja kinnitad selle tellimuse ära, saadad pakkimisse. Siis selle tellimusega on see siis juba välja trükitud või mitte, selle emailiga sa pead midagi tegema, selle ära arhiveerima, märkima ära, et sellega on käsitletud, see on korras, võib-olla selle faili, mis sulle emailiga kaasas tuli, salvestad kuskile arvuti kettale ja nii edasi, et need tegevused on kõik ka erinevad. Ja lõpuks, kui ikkagi mõni viga läbi läks, tuleb sul pool või praktiliselt kogu see protsess uuesti läbi teha, otsida see tellimus üles, vaadata, kas oli viga, mis viga oli, parandada see ära, uuesti arhiveerida ja nii edasi. Et kui me hakkame kõiki neid väikseid tegevusi nüüd stopperiga mõõtma, siis tegelikult see 20 minutit võib-olla isegi rohkem tuleb sellise keskmise tellimuse peale, mis on 15–20 rida, tuleb kokku. Ja kui me nüüd võtame EDI kasutusele, siis väga suur osa nendest tegevustest lihtsalt elimineeritakse, kaovad ära, neid ei pea enam tegema. Ehk et sisuliselt sulle tuleb EDI tellimus Directos dokumentide registrid, võtad selle lahti, vaatad üle, viskad pilgu peale, et oleks loogiline ja kinnitad selle ära ja saadad pakkimisse. Ehk et sa ei pea sisestama, sa ei pea kontrollima, sa ei saa teha vigu, sa ei pea seda enam arhiveerima. See on automaatselt juba Directo andmebaasis olemas. Sama pilt teisiti visuaalsem, ehk et sisuliselt säästetakse 90% tellimusega tegelemise ajast. Ja siin on lahti kirjutatud ka täpsemalt, mis need tegevused kõik on. Ja kui me võtame nüüd näiteks 500 tellimust, selliseid teie seas oli, eks ju, isegi 1000 tellimusega ettevõtteid oli. Ehk 500 tellimuse puhul näiteks oleks see sääst kuskil 150 töötundi kuus, mis on peaaegu üks täis töökoht, inimese töökoht, eks ju. Et kui me suudame selle nüüd asendada, siis me suudame päris palju raha kokku hoida, pluss siis seda protsessi oluliselt
efektiivsemaks või tõhusamaks muuta. Nüüd, see on nüüd see tellimuse pool. Aga miks saata elektroonilisi kaubaarveid? Sest kui me nüüd kaubaarve loome, siis sisuliselt selle kaubaarve kinnitamise hetkel tarnijale sisuliselt ei ole oluline see, mis kujul ta nüüd välja läks, seepärast, et ta läheb automaatselt kas meili teel või ka edi teel, eks ju. Aga miks nüüd saata ikkagi edi teel pigem, miks eelistada saata edi teel? Esiteks sellepärast, et täpselt sama asi juhtub ka ju ostja poole peal, et nad peavad hakkama seda sisestama. Ja selleks, et nad saaksid seda kiiresti need kaubad vastu võtta ja müüki suunata, siis on mõistlik neile elektrooniline kaubaarve saata, seepärast, et nad saavad selle kiiremini vastu võtta, nad kontrollivad selle kiiremini ära ja saavad selle kinnitada ära. Teiseks, arve läbib palju kiiremini selle käsitlusprotsessi ja tuleb silmas pidada, et tihtipeale ostja poole peal sisestatakse seda arvet 2 korda, esiteks laotarkvarra ja teiseks raamatupidamistarkvarra. Ehk et hea on, kui on olemas integratsioon laotarkvara ja raamatupidamistarkvara vahel või et nad on ühes programmis koos, aga näiteks Horeca sektoris on väga levinud, et kasutatakse laotarkvara eraldi raamatupidamistarkvarast ja sellisel juhul sisestatakse seda arvet 2 korda ja see protsess on selle võrra ajakulukam. Arveandmed on kindlalt õiged, ehk et täpselt sellisena, nagu teie arve esitasite, täpselt sellisena jõuab see ostja süsteemi ja keegi ei saa sisestamisel vigu teha. Ehk et te saate palju kindlamini selle summa kätte, mida te ootate, olete kirjutanud arvele. Ja lõpuks te garanteerite sellega selle, et arve saab tõenäoliselt tähtajal tasutud, eks ju, et kuna ta töödeldakse kiiremini ära, võetakse kaubad kiiremini vastu, siis on suurem tõenäosus, et see tasumine toimub ka tähtajal, ehk et see on minimaalne, mida te saate ise teha selleks, et teie enda müügiarved õigel ajal saaks makstud klientide poolt. Ja veel edi eeliseid lisaks sellele, et ta hoiab palju aega kokku ja selle läbi ka kulusid, kiirem andmevahetus, vähem paberit, parem andmete kvaliteet, nagu me juba rääkisime, ja loomulikult panustab siis sellise rohelisemasse maailma ja see CO2 jalajälg on ka oluliselt väiksem siis, kui võrreldes tavapärasega. Nüüd kindlasti on teil küsimus ka sellest, et mis see kõik maksab. Maksmise mõttes on 2 komponenti, on aktiveerimise tasud, on kuutasud. Nüüd me räägime täna siin põhiliselt ikkagi Directo kasutajatega. Directo on Telema sertifitseeritud partner. Mida see tähendab, on see, et Telema edi, see e-andmevahetus Directos on Directo standardne omadus. Ehk et selle käivitamine on kiire, lihtne ja soodne. Lisaks on siis parem ülevaate kõikidest liikunud dokumentist, tellimustest, arvetest, saatelehtedest ja nii edasi. Parem ülevaade võimalikest vigadest, mis on selle andmevahetuse käigus tekkinud. Vigu on vähem ja kõik uuendused tulevad ka eelisjärjekorras. Et see on nagu see sertifitseeritud partner. Me oleme seda umbes alates 2010 aastast alates teinud. Meil on 40 erinevat tarkvara, kes kõik on sertifitseeritud, kus see Telema elektrooniline andmevahetus on standardne omadus. Et tõenäoliselt teie partner saab täpselt samamoodi kiiresti, lihtsalt ja soodsalt selle teenusega liituda. Nüüd, kui me räägime sellest aktiveerimisest, siis aktiveerimine on kaheosaline. Üks on selle edi mooduli aktiveerimine tarkvaras ja teine on siis see teenuse aktiveerimine Telema süsteemis. Ja Directo puhul selle mooduli aktiveerimine muidu maksab 320 €, ühekordset tasu, aga meil on kampaania siis selle aasta lõpuni, kus me oleme leppinud Directoga kokku, et see on 50% soodustusega, ehk et aasta lõpuni on võimalik siis Directosse Telema edi moodul aktiveerida 160 € eest. Telema süsteemis selle teenuste, elektroonilise andmevahetuse teenuse aktiveerimine on tasuta nende
sertifitseeritud partnerite puhul. Ja nüüd lõpuks me oleme leppinud Directoga kokku, et kui klient soovib nüüd seda päriselt aktiveerida, siis põhimõtteliselt me saame seda teha 1 tööpäeva jooksul. Päris kiire. Muidu on, kui see ei ole sertifitseeritud partner ja seal on küsimus, eks, et millised formaadid ja asjad kõik seal toimivad, siis see projekt võib olla isegi nagu mitu kuud, võib-olla isegi mitu aastat mingitel juhtudel kesta. Directo puhul on see 1 tööpäev. Nüüd, kui me räägime kuutasudest, siis see sõltub natuke nendest mahtudest, et kui mitu tellimust, kui mitu arvet, kui mitu saatelehte te oma partneritega vahetate, mahupõhised paketid toodud ja selle süsteemi eelis või nagu niisugune võlu on selles, et mida suurem on dokumentide maht, seda soodsamaks läheb selle teenuse hind ühe dokumendi kohta keskmiselt. Ehk et siin on siis näide sellest, kuidas see hind ühe dokumendi kohta langeb ja mida suuremaks siis dokumentide arv läheb. Nii, ja väga oluline on ka see, et kui te nüüd kaalute EDI käivitamist omale või selle kasutusele võtmist, siis peaksite arvestama sellega, et kes on teie kliendid ja millise operaatori teenust nad kasutavad. Telema võrgustikus on täna üle 5500 poe ja üle 1500 tarnija, kellega on võimalik ühendada. See põhimõtteliselt praktiliselt väga suur osa teie klientidest on juba Telema võrgustikus olemas. See on üks tähtis asi arvestada. Nüüd, kui me räägime juurutusest, mis juhtuma hakkab sel hetkel, kui te nüüd otsustate, et jah, te tahate EDI hakata kasutama, mis siis juhtub? Esiteks, nüüd, et kust üldse alustada, ongi see, et määra vastutav või projektijuht, et kes kõik seda järgmist osa, mida ma hakkan rääkima, kelle nagu see südameasi see siis on, kes hoolitseb sellest, et see projekt edukalt ja aktiivselt ellu kutsuks. Esiteks ja teiseks on siis tuleb alustada andmete kontrollimist, sellest ma räägin täpsemalt kohe lähemalt. Kolmandaks, kui see on kõik tehtud, siis võiks teha lepingu Telemaga ja EDI teenus aktiveerida. Samal ajal tegelikult peaks ka Directoga ühendust võtma, et see EDI moodul aktiveerida ja lõpuks, kui see kõik on valmis aktiveeritud, siis peaks oma kliendid ka kaasama ja neile teavitama, et nüüd te ootate elektrooniliselt neid dokumente. Aga alustame siit esimesest punktist, määra vastutav projektijuht. Siin tuleb arvestada nüüd seda, et projektil on mitu osapoolt. Esiteks teie enda inimesed, ettevõtte sees, teie äripartnerid, teie kliendid, teie IT-tugi, keegi, kes hoolitseb arvutivõrkude eest, programmeerib teile mingeid asju, Directo tugi, seepärast, et Directos tuleb see aktiveerida ja lõpuks ka Telema. Ja loomulikult, kuna tegemist on sellise projektiga, siis tuleb sellised projekti põhilised asjad ka läbi mõelda, et millised on projekti eesmärgid, ehk et näiteks, et 100% elektrooniline andmevahetus on võrdlemisi ebarealistlik eesmärk, et kõik teie partnerid ei pruugi olla EDI võimelised ja neid kaasata on võrdlemisi keeruline ja ka kallis lõpuks. Ehk et teatud maani, teatud eesmärk, teatud protsent näiteks dokumentidest või tarnijatest või ka kokkuhoitud ajast näiteks võiks olla eesmärgiks. Tegevuskava, projekti tiim, ressursid, ajakava, miks see kõik oluline on sellepärast, et kõik need võtmetähtsuse, et see on väga oluline, et kõik need osapooled oleksid kogu selle projekti vältel kättesaadavad, et kui teie soovite rääkida Telemaga midagi, et meie oleme kättesaadav või kui ka Telema soovib teiega või teie kliendiga või IT-toega midagi arutada, et te olete samamoodi kättesaadav.
Ehk see on nagu võtmeprintsiip. Nüüd järgmine punkt on siis andmete kontrollimine. Miks see oluline on? Tihtipeale paljudes ettevõtetes müüakse näiteks šokke ja šokid on, eks ju, mustad, sinised, punased, rohelised, valged, aga millegipärast on pandud neile üks sama kood. Aga kui sa müüd seda, eks ju, jaekaubanduses, siis tegelikult sa tahad ju teada, millist värvi šokki sinu ostja tegelikult tahab saada. Et selleks, et ei oleks seda paralleel infovoogu, et ma tellisin sul šokke, aga ma tahan, et need oleksid, eks ju, 5 tükki punast ja 5 tükki musta ja 5 tükki sinist, siis telefoni teel näiteks või emailiga lisaks veel, siis on mõistlik panna igale tootele, iga omadusega tootele eraldi kood. Ja GS1 on loonud globaalse standardi, kus määratakse ära siis GTN on siis Global Trade Item Number või EAN on kõigile vähe tuntum väljend. Sama asi põhimõtteliselt, kus siis on globaalselt unikaalne kood igale tootele ja standardne ka veel, ja see on selleks, et seal samas kaupluses, kassas oleks võimalik see piiputamine ära teha, et tuvastatakse ära, mis toodet parasjagu müüakse. Nüüd teine on see, et tuleb leppida kokku omavahel mõõtühikud. Ehk et kas ma müün parketti pakkidega või ma müün seda ruutmeetritega või ma müün mahla pudelis või liitrites või tükkides. Ehk et need printsiibid tuleb ka oma partneritega kokku leppida ja kooskõlastada, samamoodi nagu tootekoodi. Lõpuks tihtipeale inimesed või ütleme nii, et kui me EDI-st räägime, siis EDI elektrooniline andmevahetus toimub tarnekohtade vahel. Ehk et me suhtleme konkreetse Selveri poega näiteks, eks ju, et Kadaka pood tellis minult ja ma saadan selle kauba Kadaka poodi ja ma väljastan selle saatelehe või arve ka Kadaka Selverisse. Ja need tarnekohad tuleb eraldi Directos või laotarkvaras kirjeldada ja parim praktika on muidugi kasutada seda GS1 standard Global Location Number GLN-i, aga kui seda ei ole, siis Telemas saab ka muud moodi. Näiteks kasutatakse tarnijate puhul registrikoodi, ostjate või nende poodide puhul, siis on see tarnijasüsteemis olev kood, tarnijakood, mida me saame siin kasutada. Nüüd, kui me räägime koodidest ja parimast praktikast, et miks seda kõike on vaja nagu üle kontrollida, on see, et nendes koodides on hea mitte kasutada mingisuguseid nähtamatuid või erimärke või kirjavahemärke või täpitähti või muud säärast. Ehk et näiteks siin on nüüd üks kood toodud, et kas see on üks sama kood. Et inimene vaatab, et jah, see on üks sama kood, aga kui arvuti seda vaatab, siis arvuti näeb, et üks kood koosneb ainult numbritest, ühe koodi lõpus on tühik, teisel koodil on alguses tühik ja kolmandal koodil on keskel kuskil tühik. Inimene seda ei märka, aga arvutile on see väga, et need 4 numbrit on täiesti erinevad koodid ja selle tõttu, kui sina omalt poolt saadad sellise koodi, sellise tühikuga koodi näiteks oma partnerile ja partneril seda tühikut seal koodis ei ole, siis ta lihtsalt ei suuda, tema süsteem ei suuda seda toodet tuvastada. See on see, mille pärast on tarvis need andmed üle kontrollida, üle vaadata, et seal ei esineks selliseid vigu. Lõpuks kolmas samm oli siis leping Telemaga EDI käivitame, see on selles mõttes lihtne, et meie korraldame kõik selle ära, teeb, et ainult lepingule allkirja andma ja me selle järel, kui teenus on käima saanud, me teeme portaali koolitusi, kus me räägime siis ära, et mismoodi te saate seda EDI liiklust jälgida, sest tihtipeale, kui see jääb ainult direktopõhiseks, siis natuke nagu see vaade sellele EDI-le kaob ära ja portaal annab selle vaate tagasi. Et sa näed täpselt ära, milliseid dokumenti sa oled kellegagi vahetanud ja kas ta on saada selle dokumendi kätte või millised vead on tekkinud.
kuigi Directo suudab seda ka mingil moel Directosse endasse näidata. Directos tuleb teha seda, et esiteks tuleb Directole ütelda, et tuleks seadistada Telema ID moodul. Selle teeb Directo ise ära, seda kasutaja ei saa teha. Nüüd, kui Directo on selle ära teinud, siis tekib Directos kliendikaardile selline asi nagu transpordisakk. Ja transpordisaki peal selle konkreetsele kliendile, sellele Kadaka Selverile tuleks siis ära ütelda, et millist kaudu see dokument, mida sa talle esitada tahad, mis kaudu see dokument peaks liikuma. Siin on valikus Telema ja meil on ju siit valiti Telema. Kui sa tahad meiliga ka saata, siis loomulikult paned sinna selle linnukese meiliga ka. Nüüd järgmine on see, et tuleb ära määrata, milliseid dokumente sellele tarnekohale saadad. Antud juhul on siis arve, võib olla ka lähetus ehk ka saateleht, ostjate puhul on näiteks ostutellimus. Rääkisin korraks ka GLN-ist, Kadaka Selver näiteks ja Selver kasutab GLN, ehk see on see koht, kus sa saad siis selle GLN-i ka ära määrata, et sisuliselt see elektrooniline aadress sellele poele. Ja lõpuks teavita oma äripartnereid. See nüüd on kõige tähtsam osa kogu selle asja juures, et me võime panna selle EDI käima, selle juurutada, mida vaid, aga kui me nüüd oma äripartnereid sellest ei teavita, siis on sellest mitte mingit kasu. Ehk me peame kaasama oma äripartnereid. Esimene asi on see, et tarnelepingusse võiks EDI sisse kirjutada oma klientidele. See on see, mida te saate teha, eks ju. Siis Telemale võite saata oma kliendi nimekirja, me ütleme hetkega ära, kes sinu partneritest on EDI võimelised ja kes ei ole, kellega te saate kohe EDI-ga alustada. Nüüd, kui see on selge, et kes juba kasutab EDI, siis tuleb lihtsalt neile saata kiri ja ütelda, et millisest kuupäevast alates te soovite saada EDI tellimusi ja et te saadate edaspidi siis elektroonilisi arveid. Meil on olemas head materjalid ja juhendid selle kohta, kuidas partnerid kaasata. Ehk et kui te nüüd Telema võrgustikku tulete, siis me aitame teil partnerite kaasamise teoks teha ja jagame teiega siis neid juhendeid, neid näidiseid, projektiplaane, mida vaid. Ja lõpuks, kui nüüd see teavitamine on tehtud, siis see partneri sidumine tuleb Telema süsteemis ära teha. Alguses teeb Telema, aitab teil need kõik korraga ära teha, hiljem vastavalt sellele, kuidas teil tuleb kliente juurde, saate seda ise ka Telema portaalis teha. Siin on üks näidis nüüd selle kohta, et kuidas võiks klienti teavitada. Me oleme selle päris elus läbi testinud ühe suure jaeketiga ja vastavalt siis seda muutnud, et kuidas see töötab, see on läbi testitud ja see töötab ja siin põhiprintsiibipidi on siis sellised, et esiteks sa pead ütlema konkreetse kuupäeva alates, millisest sa tahad, et dokumendid oleks elektroonilised. Sa ei tohi siin juures jätta valikuid, et niipea, kui sinu partner saab aru, et tal on tegelikult valik mitte seda teha, siis sa oled selle automaatselt nagu kaotanud. Loomulikult selles kirjas sa pead andma konkreetsed juhised, kui sa ütled, et alates sellest kuupäevast, siis ütled, mida sinu partner peab tegema selleks, et sellega minna kaasa. Ja samal ajal sa pead ütlema, et mis siis juhtub, kui ta keeldub või kui ta ei reageeri üldse. Ehk et siin on näiteks toodud, et iga tellimise kohta tuleb käsitluse tasu näiteks alates sellest kuupäevast, eks ju. Või me siis üldse ei telligi teilt või me ei saadagi teil üldse kaupa, kui te ei suuda meilt elektrooniliselt tellida, eks. Samamoodi tuleks ära põhjendada, miks te seda EDI kasutusele võtate. Ehk et see klient saaks aru, miks te seda teete, mida see teile annab ja samamoodi, mis on need kasud partnerile, ka see tuleb lahti kirjutada. Ehk et sellised põhimõttelised asjad tuleks selles kirjas lahti teha, siis see kiri töötab, siis teil on võimalikult kiiresti ja palju partnereid
edi peale suunata. Ja seeläbi siis omaenda kallist aega kokku hoida. Ehk me anname selle ediga teile nii-öelda need rattad. Tihti me näeme, et kliendid on liiga, neil on liiga kiire, et mingisuguseid uuendusi vastu võtta, aga no see aeg tuleks leida, teie enda elu läheb sellega lihtsamaks. Siinkohal ma lõpetan, kutsun lavale Andra Tai Nordicust. Ja tema siis räägib oma kogemusest sellest, kuidas nad Directoga siis elektroonilist andmevahetust käima panid, miks nad seda tegid. Annan selle sulle ja edu. Tervis! Tere, mina olen Andra, siis ma olen Tai Nordicu suurklientide müügi ja projekti juht ning olen ettevõttega seotud alates 2017, kust ma siis alustasin Skandinaavia müügispetsialistina. Huvitav on see, et tegelikult oleme hoopis eripedagoogika taustaga, kuid sain juba ülikoolis aru, et pigem minu teema müük. Täna ma siis räägin lähemalt meie ettevõttest ja sellest, kuidas Directo ja Telema on meiega seotud. Kõik sai alguse Tai Inkist, mis on Ameerika ettevõte ja see loodi Tai Warneri poolt 1986. Päriselt läks kõik käima 1993, kui tuldi välja 9 erineva Beanie Babiesega. 9 erineva Beanie Babiesega ning kõigest mõne aastaga oli see juba kõige populaarsem kollektsioonitoode. Taid müüakse täna 151 riigis üle maailma. Meie saime Tai brändi müügiõigused Baltikumis 2012 ja tänu headele tulemustele Baltikumi turul ja ilusatele väljapanekutele saime 2017 Skandinaavia riigid juurde. Ja me arvasime, et sellega asi piirdub, kuid selle aasta alguses sai meie CEO Tai Austraalia ja Uus-Meremaa müügiõigused. Aga miks Tai bränd? Tai on number 1 kaisukas olnud juba üle 30 aasta. Seda müüakse aastas üle 1 miljardi, mistõttu oleme me ka kõige suurem mänguasjade tootja maailmas. Peale selle on see ka kõige enam kollektsioneeritud toode ja tänu meie heale disainile ja kvaliteedile oleme saanud ka mitmeid auhindu, just Blush of the Year auhindu. Nagu siit kuvatõmmiselt näha, siis meie tooted on eBay's täiesti ulmeliste summade eest müügil, just eriti 90-ndate Beanie Babiesed, nagu näete, $900,000. Ja tegelikult Tai Warner siis tegi see aasta ka comebacki 90-ndate stiilidele, kuid kuna meie turgudel ei ole need varem olnud, siis tundus ebaloogiline tuua midagi, mida pole varem olnud, et öelda, et Beanie Babies are back. Lisaks sellele on vahva vaadata, kuidas meie Eesti lipuga põder vaikselt väärtust eBay's kogub, et kui meie poodides müüme seda umbes 8 euroga, siis eBay's on see juba üle $30. Antud põtra toodeti siis ainult meie riigile 3000 tükki, mis teeb sellest juba kollektsionääride jaoks eriti huvitava toote ja tahetud toote, et ma usun, et selle väärtus veel ajas isegi kasvab. Peale selle on Tai hullus silma hakanud ka Netflixile. Nende sarjas King of Collectibles esimeses osas räägitakse Beanie Babieste kollektsioonidest, palju need väärt on ja palju kellelgi neid kogutud on. Kui panna Google'i otsingusse meie põhikategooria Beanie Boos, siis tuleb välja üle 30 miljoni tulemuse. Lapsi paelub see ilus disain ja need suured säravad silmad, et ma usun, et paljud lapsevanemad on poodides hädas olnud, et laps keeldub tulemast meie stendi juurest ära. Aga selleks, et kogu see emotsioon ja rõõm lasteni jõuaks, siis selle taga on tegelikult väga palju tööd. Ja
kõige rohkem võttis aega ikkagi tellimuste sisestamine PDF-ist koodi haaval, koguse haaval, lihtsalt kopeerida meie majandustarkvarasse Directosse, põhjustas palju ületunde õhtuti, nädalavahetustel ja kui me alustasime Skandinaavias, siis kõigest mõne kuu jooksul pärast müügiõiguste saamist pidime osalema messil ning meie süsteemid ei olnud valmis selleks, ehk sealt tuli umbes 200 tellimust paberil ja need kõik tuli kanda Directosse ükshaaval ning mahu kasvades ei aidanud meid ka enam kiired käed ja meil oli vaja leida koostööpartner, kellega me saaks kaotada seda mõttetut tööd. Meil oli vaja edioperaatorit, kellel oleks katus ja võrgustik, kes suudaks võimalikult paljude klientide vajadusi katta, et meil ei oleks vaja igas riigis eraldi edioperaatorit. Ja lahenduseks oli Telema. Baltikumi klientide seas oli Telema juba eelistatud koostööpartner. Suureks plussiks oli ka Directo ja Telema vaheline ühendus. Et väga tore on vaadata, kuidas tellimused lihtsalt ilmuvad nagu magic meie süsteemi ja me ei pea aega kulutama koodide toksimisele. Edasi uurisime ka Telemalt, et mis võimalused on Skandinaavia turul ning tänaseks oleme ära teinud mitmeid eriliidestusi. Näiteks üks on Norra hüpermarketi kett ja hetkel on töös siis tanklaketiga, kes tegutseb Rootsis, Taanis ja Baltikumis. Lisaks sellele veel Taani hüpermarketite kett. Peaaegu iga koostöö algab sellega, et klient soovib teada, mis on meie edivõimalused, kas me saame saata neile e-arveid. Ediga oleme tänasel päeval eelistatud tarnija klientide seas. Edi olemasolu tagab meile laiema sortimendi ja parema müügi ning parema väljapaneku. Hetkel on meil Edi aktiveeritud ostutellimustega, arvetega, saatelehtedega, vastuvõtukinnitustega ja läbi Telema on meil ühendus ka PayPaliga, mis on suurim e-arvete platvorm. Aga me proovisime ka ise olla Edi operaatorid ja tegime ühe Norra kliendiga otseliidestuse, et saaks liikuma siis ostutellimused ja arved. Mis me aru saime, oli see, et pole meie valdkond ja me ei tee enam kunagi seda. Liidestuse ehitamine võttis väga palju aega ja raha, pluss see ei piirdu ainult liidestuse ehitamisega, vaid sa jäädki seda hooldama. Ja siia lõppu ka väike statistika, et me oleme päästnud aastaga 23 puud ja meie jaoks on oluline, et meie inimesed saaksid teha päriselt seda, mille jaoks on inimesi vaja ja las robotid teevad seda tuima kopeerimist. Suur tänu! Ja kutsun tagasi Sveni. Aitäh, Andra. Tuletan meelde, et meil on Directo kasutajatele eripakkumine selle aasta lõpuni, kus esiteks Directo mooduli aktiveerimine, Telema Edi mooduli aktiveerimine Directos on poole hinnaga. Telema teenuse aktiveerimine niikuinii tasuta, aga lisaks sellele siis pakume ka 3 kuuks kuutasu soodustust 50%. Et me saadame need slaidid teile tagant järgi ja saate siis selle peale mõelda ja lähemalt vaadata meie koduleheküljelt. Ja nüüd siis on küsimused. Meil on mõned küsimused laekunud. Nii, suheluksid ka. Ja esimene küsimus on siis see, et kas Telema kasutab dokumentide edastamisel valideerimist, mis kaitseb kasutaja inimlike vigade vastu, näiteks kasutusmustrite analüüs. Jah, Telemal on valideerimine olemas, aga see valideerimine on siis esiteks Telema süsteem valideerib dokumenti selle terviklikku ja vastavust tehnilistele nõuetele. Ehk et seal oleks kindlad
siis, kuidas ma ütlen, andmeühikud olemas ja et see XML-i struktuur oleks terviklik. Nüüd teine asi, mille vastu me valideerime tihtipeale, on ostja nõuetele vastavust. Ehk et tihtipeale on suured jaeketid, neil on kindlad nõuded dokumendile ja kui teie nüüd saadate selle näiteks arve, siis näiteks arvel peab olema viide tellimusele. Me valideerime sellist asja, eks ju. See on lihtsalt üks näide. Nüüd validatsioon selle kohta, mis kaitseks kasutaja inimlike vigade vastu, et kas nüüd, ma ei tea, ma ei kujuta ette, et see näide võib olla siis see, et ma tellisin, inimene tellis 50 ühikut, mingit toodet ja pani ekslikult sinna näiteks aluse, aga pidi panema tükid näiteks, siis sellist validatsiooni meil ei ole või me ei tee sellist kasutusmustrite põhist analüüsi ja me ei lükka sellel põhjusel dokumente tagasi. Küll aga kui nüüd kui ostja poolt on nõue, et see peab vastama, eks ju, et see arve peab vastama siis tellimusele ja kui seal on oluline erisus nende tellimustega, siis selle me toome välja ja anname teada nii ostjale kui tarnijale sellest, et sellel arvel on oluline erinevus tellimusega, kas koguseline või hinnaline või ka ridade arvuline. Et sellist validatsiooni me põhimõtteliselt teeme, aga see on nüüd sõltub natukene ostjast, eks ju, et kes on sellised reeglid kehtestanud. Teine küsimus, kas EDI on standardiseeritud andmete edastusformaat või pigem printsiip? Mina ütleks, et EDI on andmeedastuskanal, nii nagu on email on tegelikult kanal, andmeedastuskanal, eks ju, et te kasutate täna emaili selleks, et edastada oma tellimuse infot tarnijale või et tarnija edastab oma arveinfo siis ostjale. Ja EDI on põhimõtteliselt seesama kanal, lihtsalt natuke turvalisem või oluliselt turvalisem ja palju kiirem ja eemaldab siis selle käsitöö. Ehk et ta on nagu edastuskanal, mis kannab mille sees on omakorda erinevad formaadid, siis kui siin küsitakse formaadi kohta, et me tõlgime ühest formaadist teise. Ja EDI kanal on tegelikult siis, ütleme, tänapäevase ettevõtte ikkagi selline lahutamatu osa ehk et selleks, et sa saaksite võimalikult palju kasu ja oma protsesse võimalikult palju optimeerida, siis EDI on sisuliselt vältimatu. Järgmine küsimus, kust me saame ülevaate oma EDI võimelistest partneritest? Kõik Telema võrgustikus olevad ettevõtted on EDI võimelised. Kõik meie konkurentide võrgustikus olevad ettevõtted on EDI võimelised. Ehk et selle vastuse meie näiteks saame anda siis teile, kui te jagate meiega oma tarnijate või klientide nimekirja, meil on eraldi ehitatud selline tarkussüsteemi, et me saame selle hetkega ära võrrelda ja teile tagasi anda, et keda on võimalik kohe EDI peale suunata. Loomulikult seda on võimalik ka käsitsi teha. Kui te olete juba Telema klient, siis portaalis me kuvame ka seda nimekirja ja saate sealt otsida, et kas ja millised kliendid või partnerid teil Telema süsteemi kasutavad. Aga kõige kiirem on seda teha, kui te jagate meiega nimekirja. Me võime teiega nimekirja jagada, aga siis teie peate päris palju vaeva nägema selleks, et seda võrrelda. Ja viimane küsimus, ma ei tea, rohkem vist ei ole küsimusi ja meil on aega 6 minutit veel. Kas Telema EDI on midagi muud kui Edisoft EDI? Kui ühe kaudu juba dokumentide saatmine toimib, kas on lihtne direktnost linnukesega ümber lülitada? Nii,
ja Telema edi on jah midagi muud kui Edisofti edi, aga Directo, ma tean, on ehitanud siis moodulid nii Telemale kui Edisoftile kui ka teistele operaatoritele. Ja mul on siin nüüd siis just paralleelselt uurisime välja Directost, et Directos on olemas Edisofti moodul ka. Kui see teil juba käib, siis iga operaatori moodul tuleb eraldi siis aktiveerida. Ehk et iga mooduli eest tuleb eraldi tasu maksta ja siis see pannakse teile käima ja sellisel juhul see pilt, mis ma sealt Directost näitasin, see transpordi saki pealt, siis tekib sinna järjest neid valikuid juurde ja sa saad sealt valida, et kas see käib siis ühte või teist kanalit pidi. Ja lihtsalt täpsustuseks, et Telema ja Edisoft on jah erinevad operaatorid, et nende edid on mõnevõrra erinevad. Edisoftil on oma nii-öelda dokumendi formaadi standard ja Telemal on oma dokumendi formaadi standard aga see põhiprintsiip, kuidas andmeid edastatakse, on põhimõtteliselt sama. Sellised olid siis tänased küsimused. Vaatan korra siin, kas siin veel. Ja veebiseminari slaidid on, me jagame teiega kindlasti neid slaide, me jagame teiega ka seda salvestist sellest webinarist. Ehk et selle info te kõik saate. Kui teil tekib veel küsimusi, siis võtke julgelt meiega ühendust ja saatke meile, me vastame teile ja nendele küsimustele, mis me täna siin saime, me vastame ka kirjalikult ja saadame ühes siis slaidi ja salvestisega teile tagantjärgi ka veel. Nii, seega ja kutsun endiselt üles proovima seda edi lahendust. Me oleme teinud selle teie jaoks võrdlemisi lihtsaks ja ka võrdlemisi soodsaks. Suhteliselt väikese riskiga teil on tegelikult võimalik proovida seda, kas see edi tegelikult teie jaoks töötab. Meie oleme kindlad, et ta töötab, aga eks te peate ise selles veenduma. Ehk et proovige ja veenduge ja tehke oma elu lihtsamaks. Aitäh teile ja kena päeva! Ilusat päeva!